see planeet on ka kreeklaste sõna, on ju, see on nagu see rändaja, see eksleja, neid kutsuti siis planeetideks, aga loodusrahvas ütleks või indiaanlane ütleks või eestlane näeks seda kui mingit hinge või vaimu või et kui kogu maailm on hingestatud, et kui kivil on hing ja veel on hing ja metsal on hing ja jõel ja nii edasi, nii nagu eestlased on tuhanded aastad aru saanud, siis ka kõigel muul, päikesel, kuul ja siis ka kõikidel nendel suurtel taevakehadel on samamoodi see oma vaim, see oma hing. Ja see on võib-olla see tuum, eks. See kõige tõesem osa, ütleme sellise taevakeha puhul ongi see, mis ta tegelikult tõeselt on. Ja need kirjeldused siis aitavad siis, need on kirjeldused need, kuidas me oleme siis märganud, et mismoodi need vaimud või need arhetüübid või need sellised nagu olemused nende puhul on. Aga neid ei tohi segamini ajada neid kirjeldusi ja neid nimesid ja neid sümboleid ka, et neid ei tohi segamini ajada siis nagu nende selle enda olemusega, kes nad tegelikult on. Et nendega saab ka suhelda siis läbi selle, et sa hakkad siis ütleme teda tähele panema, sina isiklikult paned teda tähele ja siis võib-olla siis läbi müüdi, läbi kirjelduste õpid teda tundma ja siis lõppkokkuvõttes tajud seda kuidagi nagu vahetult seal taevas, eks, siin läbi selle päris taeva vaatamise, läbi selle sünnikaardi vaatamise